Viru jalaväepataljoni kui ka staabi- ja sidepataljoni jaanuarikutse ajateenijatel on käsil laskurikursuse viimane nädal, mille jooksul on sõdurid sooritanud erinevaid eksameid. Pärast tänast lõpurännakut jääb edukatel sõduritel oodatavaid reedest kursuse lõpetamise tseremooniat, et nad saaksid endale rinda sõdurieksami embleemi. Rännaku pikkuseks oli orienteeruvalt 25 kilomeetrit ja selles osales kokku 16 jagu. Rännaku üks eesmärkidest on kasvatada nendest meeskond ja näidata, et koos töötades on kõik lihtsam. Kõik motiveerivad üksteist, karjuvad, küsivad, et kas jaksate. Vahepeal öeldakse, et tempot juurde, vahepeal tempo maha. Teeme ka veepause ja ütleme praegu, et kõik jaksavad, kõigil läheb väga hästi praegu. Eelnevalt on sõdurid juba saanud aimdust, mis neid lõpurännakul võib ees oodata, tehes läbi mitmeid lühema distantsiga rännakuid, kus neil jagati näpunäiteid varustusega toimetulemise kohta. Eks rännakuks ette valmistasime päris hästi, ilmselt need aitasid ette valmistada need metsalaagrid, mis meil olid. Et viimane oli Sirgala laskmislaager, mis kestis 4 päeva ja seal saime jalutada ka päris palju. Rännak on üles ehitatud lõbusas meeleolus, ehk et see ei oleks tuim kõndimine lihtsalt, siis meil rännaku jooksul on 4 kontrollpunkti, kus nad peavad täitma erinevaid meeskonna ehitamise ülesandeid. Ma arvan, et täna on meil kõige keerulisem jäised olud teedel, kuid üleüldiselt see rännak on ikkagi nii lühike, et füüsiliselt ma ei usu, et see tekitab neile mingisuguseid probleeme. Eks vaimselt tulebki olla valmis selleks rännakuks, et midagi füüsiliselt väga hullu ei ole, aga kui ongi niisugune märg ja niiske, et siis vaimselt või motivatsiooni alla viia, aga üksteist aitame ja saame läbi küll. Selle rännaku juures on kõige suurem katsumus kindlasti vastupidavus, et me suudaksime koosseisus koos püsida ja lõpuni jõuda.